noh, ma ei ütleks, et see Aleksei Dresseni vaim nüüd edasi õljub, et ei, miks, et eks ta seal kuskil Venemaal raibe õljub, on ju. Aga ja ma seda emotsiooni näitan täiesti meelega, sest et noh, ma ei arva sellisest inimesest hästi. Et aga see käib meie töö juurde ja see on ka üks osa, mida uutele töötajatele alati selgitatakse, et see on selline lõputu võitlus, et meie tahame tuvastada reetureid, Vene luurajad tahavad meie sisse reetureid saada, eks on ju, et see on osa meie elust. Et sellest ei ole kuidagi võimalik lõpuni vabaneda, et kui sa täna pead reeturi kinni, ei tähenda, et sul ei ole enam teist reeturit või kolmandat või neljandat, eks. Et see on selline lõputu tegevus ja see on lihtsalt asi, millest tuleb endale aru saada ja muidugi see tekitab paranoiat, hõõrumisi, kõike sellist, mis käib selle elu juurde, aga see on jällegi, see ei ole lõpuni lahendatav, aga see suuresti sõltub inimeste teadlikkusest ja teadmistest ja sellest töökultuurist ja keskkonnast. Aga see on muidugi keeruline, et lihtsalt noh, võin tuua sellise näite, et kui noh, kõigepealt oli meil üks kahetsusväärne juhtum ühe sellise korruptiivsele teele läinud Indrek Põdraga, siis tuli Dressen ja siis hiljem oli veel Veitman, eks on ju 2013 augustis ja siis ma mäletan, et ühe hea vana kolleegiga ma rääkisin kuidagi seal kohvipausi ajal ja noh, ta nagu nukralt ütles, et noh, et varsti ei julge enam kaposse majja tulla, et pead nagu silmad peast ära häbenema, eks on ju, et ega inimesed võtavadki seda väga raskelt, eks on ju, ja selline emotsioon tekib, et noh, loomulikult, eks on ju. Et ega sa ei saagi nagu positiivselt suhtuda inimesesse, kes reedab, on ju, oma kolleegid, on ju, on kümnete inimeste aastate pikkuse töö, on ju, õhku lasknud, aga noh, eks sellest ka õpitakse, et eks me olime ise rumalad, on ju, et lasime sellel asjal nii kulgeda, eks on ju, ja võib-olla oleks pidanud varem tuvastama nii edasi, aga noh, see eks ja kuidas ja võib-olla, noh, see ei maksa enam tagantjärgi midagi, on ju. Nii et eks see kliima on hästi spetsiifiline sellistes asutustes ja noh, ka see on ilmselt üks põhjustest, miks mitmedki inimesed, kes tulevad võib-olla ideaalidega ja nii edasi ja mingil hetkel tunnenevad, et see keskkond ei ole nende jaoks, et ehkki sa usaldad, aga pidevalt sa pead ikkagi noh, mitte usaldama, mõtlema, et miks keegi küsib midagi, miks ta midagi teeb ja nii edasi. Et selline noh, kerge paranoia seal paratamatult, noh, kui rahvakeeli öelda, hõljub, eks on ju. Aga noh, jah, Dresseniks, et kindlasti noh, nüüd seal on palju nooremaid inimesi, kes on tulnud peale tema kinnipidamist tööle, on ju, siit üle 10 aasta juba möödas, eks on ju, nii et kes pole Dressenit kuulnud ega näinud, et ei oska nemad sellest midagi arvata.